Olen jõudnud oma Transpordiameti rännakuga siia Tallinnasse teedemaja juurde ja ma võin arvata, et siin majas tegeletakse ilmselgelt teedega, aga millega täpsemalt, seda lähengi kohe uurima. Minuga vestlevad täna Transpordiameti teehoiuteenistuse planeerimisosakonna juhataja Mart ja kuidas oli, ütle oma ametinimes, see on nii piisavalt keeruline, ma ei suuda seda lihtsalt meelde jätta. Kuidas on, Kaie, sinu ametinimetus? Teehoiuteenistuse planeerimise osakonna projekteerimise üksuse juhataja. Suurepärane. Kui tihti sa, Kaie, pead seda ametinimetust täispikkuses välja ütlema? Õnneks mitte väga tihti. Täna võib-olla oligi üks esimesi kordi. Kas tekib endale ka koperdusi ette? No tuleb tunnistada, et need struktuurimuudatusi on olnud päris mitmeid ja tõesti mingil hetkel olin sunnitud, et juhul kui on kiiresti vaja, keegi helistab, et kellega ta räägib, et siis oleks kohe nagu silma all. Ja mul on tänaseks teadmine, et Transpordiametil on tõesti üle Eesti igal pool väga mitmeid kontoreid, töötajaid, kes teevad tõesti mitmes kohas tööd. Ma saan, ongi, Kaie, sina oled seotud Rakverega. Mart, kui tihti sina kuskil Tallinnast välja käid? Mina olen pool aega Tallinnas ja pool aega Raplas. Super, väga hea. Siit kohalt ma küsingi seda, et kuidas, kui te liigute ringi erinevate töömeeskonnade vahel, need on erinevad meeskonnad, eks ju, erinevates majades, et kas teil on võimalik kuidagi niimoodi kolleegide mõttes vaadata ka, et on kuidagi üks iseloomustav või kas nad erinevad kuidagi need töömeeskonnad Rakveres võrreldes Tallinnaga või Rapla võrreldes Tallinnaga või on võimalik tuua välja sellised erisusi? Natuke olen selle üle uhke, et kui palju meil Eesti oleme. Meil on tõesti Jõhvist, Kuressaareni, Kärdlast, Tartuni, Viljandis, me oleme keskel, põhjas, me oleme igal pool üle Eesti. Et ma arvan, et inimesed võib-olla ei olegi nii erinev, aga see õhkkond on küll väga erinev. Et kui ma võrdlen näiteks kas või Raplat või Tallinnat, siis eks Tallinnas seda närvilisust ja tempot on kindlasti rohkem kui Raplas. Et Raplas mulle väga meeldib, seal läheb see, tegelikult ma teen rohkem tööd seal, sest et see tempo on seal võib-olla rahulikum ja siis ma saan keskenduda paremini. Aga Tallinnas seal mõnes mõttes saab rohkem asju vahetud, kuna kõik me oleme siin koos, kiiremini, vahetum, et nad on väga erinevad. Ja Kaie, kuidas on sinu kogemus? Jah, Rakvere on siis Ida-regiooni keskus ja seal on meil ka minu üksusest olen seal hetkel ainuke, aga just nimelt, et see kogu majatäis inimesi, nad ongi nagu üks perekond. Sisuliselt hommikuti joome koos kohvi ja kogu see selline suhtlus, võib-olla isegi ma tahaks öelda, et sellised olulisemad otsused tehaksegi kohvinurgas, mitte niivõrd siis laua taga, et see on väga vajalik selline ühine suhtlemine ja ma arvan, et igas regioonis, igas selles keskuses on tegelikult selline oma välja kujunenud kuidagi suhtlemine, kes kuidas, millal nii-öelda, et see tekibki nii-öelda jooksvalt. Ma igaks ütlen, ma ei taha öelda, et siin Tallinnas kehvaks töötada. Meil siin samamoodi on kohvinurgad ja meil on tore ja lõbus ja meil lihtsalt see tempo on võib-olla kiirem, aga siin on ka tore. Kas sul tekkis hirm, et siin lähetatakse igaveseks Raplasse? Ei, mulle väga meeldib siin ka. Ja tegelikult ma naudingi seda, et ma saan olla erinevate tempodega. Ma just see väga meeldib. Kas te igapäevaselt, kui palju te koos töötate? Füüsiliselt koos me iga päev ei tööta, aga läbi Teamsi keskkonna niimoodi ikka igapäevaselt. Võib-olla, Kaie, äkki sa kirjeldaksid paari sõnaga? Ma ei teagi, kui su vanaema küsib, et mis tööd teed, millega tegeled, siis kuidas sa talle selle niimoodi lühidalt kokku võtaksid? No ütleme nii, et vanaemal on seda päris keeruline seletada, et kui ma panen juba ühte lausesse riigiteed ja projekteerimine, siis juba on täiesti aga ütleme, et juba inimesele, kes natuke mõistab nende sõnade tähendust, siis mul on tegelikult rõõm juhtida meeskonda, kelle siis valvsa pilgu all valmivad meil riigiteede ehitusprojektid ja mille realiseerimisel on siis meie kõikide liiklejate teekonnad ohutumad, sujuvamad, mõnusamad ja kindlasti ohutus number 1. Aga Mart, tuleme sinu juurde. No mul on natuke võib-olla siis laiem haare, et ütleme, osakond tegeleb suures pildis 4 suunaga. Et esimene suund on siis, mis Kaie selgitas just projekteerimise pool, nii-öelda kõik valistame ette riigiteede projekte. Siis teine pool on siis keskkonna pool, ehk siis kui me räägime mürast, loomade ökoduktid, alt läbipääsud, konnatunnelid, ükskõik, mis on kuidagi keskkonnaga seotud, siis on meil osakonnas sükene tegevus
ja siis on veel 2 üksust on veel meil osakonnas, ehk siis üks, kes vaatab kõik maa all, kõik tehnovõrgud, mis toimuvad riigiteede lähiümbruses, siis me vaatame neid läbi ja anname nõusolekut ja siis veel 4. on, kui meil on midagi, keegi tahab ehitada, mingid mahasõidud, majad, hooned, mis iganes keegi tahab ehitada riigide äärde, siis meil osakonnas inimesed vaatavad neid läbi ja annavad nõud. Ja, täiesti arusaadav. Ma küsin kohe siia otsa, kuidas läheb liikluses meie metsloomadel ja konnadel? Alati võiks parem minna, aga ma arvan, et läheb tegelikult päris hästi, kui ma eriti vaatan Baltikumi, siis meil Eesti loomadel läheb väga hästi, et me rajame loomade läbipääse palju rohkem kui tegelikult teised Baltikumi riigid, et ma arvan, et meil on palju minna, aga ma arvan, et meil on väga hea. Seda on rõõm kuulda. Aga kui tulla nüüd korraks vaadata minevikku, et milline on see teekond olnud? No ma küll ei ole statistikat teinud, et nüüd öelda, kas ma olen see erand, kes reeglid kinnitab või siis olen täitsa tavaline, aga tegelikult minu sattumine teedeehituse erialale on üsna juhuslik erinevate asjaolude kokkulangemise tõttu. 7,5 aastat tagasi minu teekond sellel huvitavas valdkonnas algas. Ja ma arvan, et ei ole päevagi, kui ma kahetseks seda valikut, et selle aja jooksul olen ka nii-öelda teedeehituse eriala kooli lõpetanud ja tänaseks siis nii-öelda pürginud sinna juhataja ametisse, et väga huvitav aeg on olnud. Sa oled töötanud siis siin mitu aastat kokku? 7,5. Alustasin Maanteeametis. Ja Mart, kui kaua sina oled töötanud siin? 17. Suurepärane. Minul oli see, et kui ma oli soov ülikooli minna ehk pärast gümnaasiumit kuskil edasi liikuda, siis ma valisin 3 eriala vahel, kas minna telekommunikatsiooni õppima ja siis ma mõtlesin, et kas minna hoonete ehitust õppima või teedeehituse minna õppima ja siis ma nende 3 eriala vahel valisin. Ütlen ausalt, et tol hetkel pigem suht juhuslikult mõtlesin, et teedeehitus on niisugune väga mehine ala. Tõsi on see, et täna ma arvan, et vähemalt pooled töötajad on naisterahvad, aga kuidagi tundus väga mehine ala, siis sobilik ühe meesterahvale ja läksin teedeehitust õppima ja ma täna absoluutselt ei näeks ennast ei telekommunikatsioonis ega hoonete ehituses, et ma arvan, et ma olen väga hea valiku teinud, väga õige valiku, et mulle väga meeldib mu töö ja võib-olla mul hakkas teekond pihta üldse projekteerimisest, ma olin projekteerimisettevõttes ja siis sealt ma liikusin Maanteeametisse ja siia ma olen jäänud nüüd Transpordiametisse. Ma võib-olla küsin, siin kohe tuli korraks sisse see mehelikkuse ja naiselikkuse teema ja tee-ehitus ja kõik muu jutud. Kaie, võib-olla see küsimus on sulle suunatud, et kuidas on elu viinud sinna, et mul on huvi, ma ei tea, teede-ehituse vastu või kui palju sa pead seda õigustama, või põhjendama või selgitama seda olukorda? Võib-olla isegi mitte niivõrd selgitama, aga jah, selline, see ei ole selline tavapärane valik, eks ole, aga minu meeskonnas näiteks on peale minu veel 5 naissoost projektijuhti, ehk siis ei ole midagi nii mehelik. Ja, aga kas see on ajas kuidagi muutunud ka, et täna me saime aru, et on küllaltki palju naisterahvaid osakonnas, et kas see on kuidagi muutunud trend? Ja ma isegi ütleks niimoodi, et ma käin ka gümnasistidele tutvustamas teedeehitust, nii enda iga aasta me käime, et propageerida ja üks asi, mida ma alati, mis sõnum mul gümnasistidele on, et teedeehitus ei ole üldse ainult meeste eriala. Küll mina sattusin läbi selle teadmise, aga tegelikult ei ole, et vastupidi, ma arvan, et see on ajas väga palju muutunud, et kunagi tõesti oli valdata ikka väga üksikud naisterahvad, täna ma julgeks öelda, et circa pooled, tugev kolmandik kindlasti kuni pooled, sõltub osakonnast ja tegevusest, on naisterahvad, et see on väga, tegelikult ma isegi ütleks niimoodi, et pärast seda, kui meil on naisterahvaste osakaal suurenenud, siis tegelikult mehed on ka rõõmsamad, kuidagi on see soojus ja ühtsus on parem nii-öelda, et see hoolivust on rohkem, et mehed teevad meeste asju, aga tegelikult väga sobib see tasakaal. Kui tihti te kokku puutute tööaja väliselt? Jah, et ma arvan, et üks tore nii-öelda kaasas käinud boonus minu jaoks selle tööga ongi see, et ma olen siit töö kaudu saanud päris mitu head sõpra ja tegelikult võib-olla isegi tahaks öelda, et olen saanud terve majatäie väga häid tuttavaid sealjuures, ja ongi, et käime ka oma üksusega nii-öelda eraldi väljasõitudel koos, toimetamegi, et lihtsalt natukene sellisele igapäevasele kontoritööle siis vaheldust saada. Hästi oluline sellise meeskonna nii-öelda ühtsuse loomiseks. Minu üks mulle Transpordiametis meeldib ka töötada ja see läheb minu filosoofia kokku, et mulle meeldib, kui tööl inimesed on ka ühtlasi ka nagu sõbrad, et see ei pea olema tingimata, kõik ei pea sõbrad olema,
aga mulle väga meeldib, kui tekib sõbrad, et ma saan nagu uhkusega öelda, et mul on väga paljud sõbrad siit samast asutusest ja tegelikult võib-olla, mis paljud jaoks tundub kummaline, mul on väga paljud sõbrad ka omaenda osakonnast. Ehk siis, ja meil ongi niimoodi, et kui me oleme tööl, siis meil on nii-öelda siis juhi ja töötaja suhe ja täiesti klassikaline juhi-töötaja suhe, aga nii kui tööpäev läbi on, siis me oleme täiesti tavalised sõbrad, nii nagu 2 sõpra on. Ja meil ei ole mingit probleeme, ei ole seal mingit vastuolus ega midagi. Me käime oma meeskonnaga, käime siin teatrites, käime kontserditel, grillime koos, käime ujumas, täiesti nii nagu sõbrad kõik teevad, et me täpselt samamoodi teeme oma meeskonnaga ka neid selliseid asju väljaspool tööaega. See põhjus, miks ka iga päev tööle tuleb ja tööle minna, on ilmselt ka see töömeeskond ja need inimesed, kellega te koos töötate. Absoluutselt. Ma ei kujutaks jah, kui seda ei oleks, siis ma arvan, et siis ma siin niimoodi ei töötaks nii kaua. Seda on rõõm kuulda. Kui te liigute Eesti peal ringi, on objekt võib-olla, mis tahate välja tuua, et see on suur töövõit, kui ma mõtlen kogu enda tehtud töödele. Vastan natuke teistmoodi selle küsimusele, et mul on, ma ei oska teistega võrrelda, aga ise arvan, et mul on suhteliselt fenomenaalne piltmälu. Ja mul on niisugune võib-olla see kiiks või kus ma oskan öelda, et kui ma liigun Eesti peal ringi ja olles 17 aastat töötanud, ma olen muidugi väga paljude projekti kokku puutunud, 100 projektidega ja põhimõtteliselt, kui ma liigun Eesti peal ringi, siis ükskõik niisugust ristmikku, mis on minul käest läbi käinud, ma isegi mäletan kõiki neid koosolekuid ja arutelusid, kuidas me sinna jõudsime selle lahenduseni, miks me sinna jõudsime, et mul on kohati Eestis ei ole kohta, mida ma ära ei tunneks ja iga pool, kus ma käin, ma mäletan, vaat siin me kas vaidlesime mingi lahendus üle või siin me ei saanud mingi põhjusel head lahendust või vastupidi, me nägime nii palju vaeva, nüüd on hea meel, et see on väga äge lahendus sai ja ise oleme ka rahul, et mul on seda äratundmist ikka üle Eesti ikka väga palju ikka. No mina isegi ütleks, mu kõige lemmikum alles saab valmis, eks see Kanamasõlme ehitus, Kanamasõlm, see milliseks see täna kujundatud on, mis ta valmis saab, selle üle on väga uhke ja tegelikult üldse kogu see Saue linna Tallinna ringtee osa on selle ma tean, kui raskelt ta tuli ja ma tean, miks ta täpselt nii tuli ja ma olen väga uhke selle üle, et ta täna nii tuli ja ma arvan, et see on nendes oludes ja võimalust, mis meil on väga hea lahendus. Ja Kaie, kuidas see? No minu ajalooline mälu on veidi lühem, seetõttu ma ei saa nüüd päris öelda, et mul kõik ristmikud ja kõik liiklussõlmed peas oleks, aga kindlasti on selles mõttes, et võib-olla jah, et teades, kuidas Eesti inimestele ikkagi meeldib kuidagi kõva häälega kritiseerida, siis teinekord võib-olla hoiad oma selle nii-öelda seotuse natukene nagu vakal, aga tegelikult oma südames ma alati tunnen uhkust, et me oleme ikkagi teinud olukorda paremaks, ohutumaks ja mulle isiklikult hästi meeldib nagu iseenda jaoks siis leida see hetk, et see lahendus väga hästi töötab, et see on see, mis nagu kuidagi paneb südame enda jaoks kuidagi kiiremini põksuma, et me teen ikkagi õiget asja. Aga on tulnud neid hetki ka kuidagi ette, et sa, ma ei tea, oled kuskil liikluses, võib-olla see isegi pole Eestis, võib-olla see on välismaal ja sa enda ameti tõttu või tänu ametile märkad mingeid asju. Kas, ma ei tea, kui sagedalt tuleb ette sellist asja? See on nii hea näide just nimelt, et kui me käime, nagu meie üksuse meeskonnas liikmed käivad kuskil välismaal, siis ja jagavad pärast tagasi tulles meeskonnale oma kogemusi, siis number 1 on see, et erinevad liikluslahendusi fotodega jagad, et eks mu enda nii-öelda telefon on ka pungil täis neid nii-öelda huvitavaid lahendusi, mis mujal on nähtud ja et selle asemel, et rõõmsaid lapsi pildistada, on hoopis seal erinevad liiklusolukorrad, et kindlasti see kuidagi käib kaasas, et sa märkad, sa paned tähele, sa võib-olla paned omal kõrva taha, et mis on siuke hea lahendus, mida katsetada, mida mõelda, mida edasi analüüsida, et jaa. Ja ma arvan, see on meie eriala puhul vist siuke tüüpprobleem kõigil, et ütleme, minuga on suht kehva reisimis käia, et mul on pooled reisipildid on liikluslahendustest nagu, et telefonis, et me kõik, sul on vaja teha pilte mingit ristmikust või asjas, kahjuks meie eriala käib kaasas ja ise ma olen muidugi nii õhinen ja nii äge ja nii vaimustun ja issand, kui lahe on ja me jagame nii positiivseid asju, millest õppida ja mida võiks Eestis teha, kui ka vastupidi negatiivsed, et piltlikult näed, me oleme rääkinud, et see on halb ja siin on ehe näide, miks ta on halb, et mõlemad jagame, et tegelikult me seda kõik teeme seda, et see on vist meie eriala kiiks, aga me ise väga naudime seda, nagu, et teised ei mõista seda, aga me ise väga naudime seda. Nagu. See on arusaadav, iga eriala kaasnevad kiiksud või professionaalsed mingid huvid ja eripärad, et see on täiesti arusaadav. Kas on olnud mingeid selliseid asju ka, et ma olen sekkunud või kasutanud ise ära seda teadmist, mis mul ametist tulenevalt? Jälle võib-olla natuke vastan teise nurga alt, et mida ma arvan, et mis on üks üldse riigi
sektoris töötas, ma arvan, et enamus ametnikud nõustuvad minuga, mis on hea töötaja. Kuidagi ametnikuna sa pead loomulikult töö juures olema hästi viisakas, ära kuulama, olema mõistev, mitte süüdistav, mitte ründav ja võib-olla mõni kodanik on pahane su peale, sa pead nii et mõistma tema seda pahameelt, miks ta on pahane ja tegelikult see õpetab sind inimesena ka päris elus olema tegelikult palju lugupidavam, et ma ei käi kellegi peal välja elamas ennast ega ma mõistan ka teisi inimesi muresid, see on üks ametniku, ma arvan, et üks siuke parimad omadusi ametnike puhul, mis tuleb ka tavaellu kaasa, nagu, mis ma väga naudin, nagu, et kas Kaie, sul lisada midagi? Mul võib-olla sellisel kujul näidet praegu ei tule, aga mis mul nagu selle küsimusega kuidagi seostus kohe on see, et mulle väga meeldib, kui mu isa aeg-ajalt kirjutab mulle, vaata, seal on selline lahendus, et miks see niimoodi on. Ja siis see on see hetk, kus ma saan nagu oma lähedasele inimesele selgitada ilma nagu hinnanguid nagu kartmata, et miks see lahendus just selline on ja miks see hea lahendus on, et see on tore. Ja sellega on just teiega on sellest teemast põnev rääkida. Me teame siin juhtideta autosid ja ma ei tea, mis kõike veel lendavaid autosid ja mida ilmselt siin juba testitakse ja neid on võib-olla näha siin ja seal. Kas see kõik tekitab hirmu teis? Mart? Ei, minus küll hirmu ei tekita, et ma arvan, et just täna on see põnev väljakutse nii-öelda ja minul on see, et kui mingi asi liigub mingis suunas, siis ma ei tahaks panna energiat sellele vastu võitlemisele, vaid kulutada energiat just kuidas seda ära kasutada ja paremaks teha nii-öelda, et on see ohutumaks või ega need ise liikuvad autod vajavad ka reeglid ja vajavad koridore ja samamoodi nad tahavad kuskil ju maha tulla nii-öelda, et võib-olla tõesti meie see töö iseloom muutub, aga ma ei taha uskuda, et meil päris jalgrattad ära kaovad või inimesed kõndida enam ei taha, et selles mõttes teed on vaja, võib-olla nende kuju ja lahendus muutub, aga ma oma tuleviku pärast küll ei karda, et kui ma käin rääkimas gümnasistidele, siis üks asi, mida ma alati räägin, on see, et see areng, ma seal alustan nagu aeg, mis on teede areng olnud nii-öelda, kus me täna oleme, et siis, kui sa vaatad seda arengut, mis täna toimub, siis ma tahaks öelda, et kõik, kes lähevad täna teede Eestis õppima, see on jackpotist, neil on võimalus näha just seda kõige suuremat muutust ja arengut nii-öelda ja rääkida, kujunda ise kaasa. Et minu ajal see areng oli palju väiksem, kui ta täna on, nagu, et kõik need targad tees või mis iganes see tehnoloogia ja kõik see, mis sinna juurde tuleb, et täna ma arvan, on õnnelikult need, kes on noored ja lähed õppima seda just. Et me ei jääks selles mõttes kuidagi ajahätta, et ka nii-öelda see taristu peab ju kaasa tulema sellele, et need autod saaksid ise sõita ja mida kiiremini me selle heaks toimetame, seda kiiremini saavad need autod meil siis nii-öelda vabalt liiklusesse tulla. Mart, miks sulle see töö meeldib? Mulle meeldib see on väga hea küsimus. See on mu üks lemmikumad küsimus üldse, miks ma siin töötan, on see, et ma saan siin reaalselt kujundada seda Eesti, kuidas me Eestis toimetame siin, millised on need lahendused, kuhu me liigume, mida me teeme. Ma tunnen, et siin ma saan seda reaalselt kujundada, et see on see kõige õigem koht. Ja Kaie, miks sulle see töö meeldib? Ja ma arvan, et see on kõige lihtsam küsimus. Sest siin ei ole kunagi igav. Siin ei ole ükski päev, ei ole eelmisega sarnane, iga päev on võimalik midagi uut õppida. Minu poolest kas mingi uus juriidiline nüanss, mida enne ei teadnud või projektitehniline detail, mis kuidagi varem on märkamata jäänud või kas või ka inimsuhete teemad, mis on ju igapäevaselt nii suures meeskonnas töötades nagu paratamatult tulevad ette, et lihtsalt see on nii huvitav, see kuidagi ei väsita iialgi, see lihtsalt sütitab iga päev. Seda on rõõm kuulda, mul on tõesti erakordselt hea meel näha enda ees kahte säravat inimest, kellele meeldib see, mida nad teevad ja see on alati väga inspireeriv. Aitäh Kaie, aitäh Mart, et leidsite aega natukene rääkida ja mõtteid vahetada. Aitäh! Aitäh sulle ka!